Ma alustaksin sealt eespoolt pigem sellest, et kuidas reisida ja selle pettumuse kohta ma ainult toon ühe näite, et tõenäoliselt, ma ei ole kindel, aga ma tõenäoliselt nii nagu jutt oli praegu sellest Hiina kogemusest, valmistab paljudele inimestele pettumuse Milano. Milanot on näidatud, reklaamitud kui hästi glamuurse ja kõik mood on sealt pärit ja pangad on seal ja rikkad inimesed kusagil, nad on glamuursed, liiguvad tänavatel, siis tegelikult seda ei ole. See on kusagil seal peidus, seal ruumides. Pangas töötab valgekrae, sinikrae, modellid liiguvad kusagil, ega nad ei liigu ju tänaval, liiguvad ringi. Rikkad inimesed elavad kusagil, aga nemad ei liigu, millal on sellel tänaval ringi, kuhu sina turistina lähed. Ja siis sa vaatad, et jah, on Duomo ehk peakatedraal, seal kõrval on suur galerii poodidega, shopata saad seal, aga Milano on tegelikult tööstuslinn. Ma olen Milano kas nüüd päris linna ääres ööbinud, aga ikkagi ma olen Milanot jalgsi metrooga avastanud väga palju ja Milano on lihtsalt üks suur kõrgmajadega tööstuslinn. Mitte midagi seal peale selle keskväljaku glamuurset ei ole. Et see on, ma arvan, et see on paljudele inimestele pettumus. Aga kui me enne rääkisime sellest peavoolust ja kui sa lähed sinna otsima, et sa saaksid shopata, sa saaksid Euroopa suurimatele odavturgudele sõita bussiga, mis ta kohe viiakse eraldi odavturulinnakutesse. Minu käest on küsitud, et kas sealt saab ka osta karusnahkset kasukat. Ma olen öelnud, et võib-olla saab, ma ei tea, aga ma võin sulle öelda, kuidas sa sinna saad. Et kui sa lihtsalt inimesena sõidad, lähed Bergamosse, Bergamost lähed bussiga Milanosse ja sa oled näinud sellist glamuuri, siis tuled seal maha ja nagu ma ütlen, Milano Centrales, suures raudteejaamas glamuuri ei ole. Nii nagu Firenze raudteejaamas ei ole renessansi. Sa pead selle üles otsima lihtsalt. Seda, mida sina tahad. Milanos on suuri kunstigaleriisid, kui sa oled kunstihuviline küll. Aga kui me räägime Milanost kui suurest linnast, ei ole seal glamuuri. Teine lugu on, itaallastel on üks hea ütlemine, Ameerikast oli enne juttu Ameerika turistide kohta ja ka Aasiast tulnud inimeste kohta. Aasia turiste käib bussidega igal pool. Nii nagu Ameerika turiste. Ma isegi arvan, et kui küsida, kumba ma olen rohkem näinud, siis ma olen võib-olla tõenäoliselt rohkem näinud Aasia turisti. Väiksemates kohtades. Ameerika turisti kallimates ja linnakohtades. See väljend on mordi e fuggi. See tähendab, et murra ja põgene. Et see on itaallase mõistes nagu läbiv ameeriklasele ja Aasia inimesele. Et ta läheb selle objekti juurde, ta murrab teda, ta pildistab teda igas suunas ja siis ta põgeneb. Ja ta kogu aeg liigub aga järgmisele objektile ja ma ei tea, kas teda ei huvitagi või on tõesti, nagu sa väidad, et see ettevalmistus sealt nii kaugelt maalt, nagu on siis Aasia kusagilt, ükskõik mis piirkonnast nad tulevad, või Ameerikast, et see kõik see ettevalmistus ja see ressurss, mis sa oled sinna pannud, on niivõrd võimas, et siis sa saadki kõik selle ära pildistada. Ja ma olen näinud, et nad käivad eelnevalt ette valmistamas ennast reisiloengutel, kus kõik näidatakse need objektid sellisel suur saal on inimesi täis, kõik vaatavad ja räägitakse neid Itaalia jutte ja neid muidugi läbi huumoriprisma, missuga seal kõik võib juhtuda ja millised kõik need itaallaste stereotüübid on seal kõik välja toodud.
ja nad valmistavad ennast ette niimoodi, et siis nad lähevadki ja murravad ja põgenevad. Me oleme üht noort Ameerika paari, mida ma ütlen, see on klassikaline, see näide, näinud ühe mäe peal. Me saime kokku ühe väikese kiriku ees ja siis nad küsisid mu käest, et kas te teate, mis objekt see on või maja või loss, mis seal paistab? Ma ütlesin, et ma tean küll, et seal isegi filmiti Star Warsi. Et see on üks palee. Kas tõesti? Ma ütlesin, jah, seal filmiti üks episood sellest Star Warsist. Ja nad hakkasid plagama panema, veel lõikasin järgi, et kust te tulete? Ja nad ütlesid, et me tuleme Ameerikast ja me tuleme Veneetsiast. Me olime Como järve ääres. Veneetsiast tulla Como järve äärde hommikul 3 tundi. Õhtul sa 3 tundi läheb tagasi ka minna. Ainult selleks, et väga lühikese aja jooksul väga kindlaid objekte murda ja põgeneda. Et see on nüüd nagu nende stiil ja mul üks Itaalia õpetaja ütles, et on väga suur vahe, kas sa oled turist või oled reisija, kas sa oled turista või viaggiatore. Ja see näide oli selline, see paneb minust nagu kõik paika. Turistal ta on juba 2 nädalat olnud Itaalias, tal on ikka seljas särk. Ma arvan, et paljud teavad, see sümboliga on see südamekene I love New York. Jah, tal on see särk kogu aeg seljas, et ta reisib seal, ta murrab, aga ta iialgi ei lase sellest Ameerikast lahti. See teesärk on tal ikka veel seljas ja ta jookseb niimoodi ringi. Ja siis see reisija tüüp, see viaggiatore, see siis liigub aeglaselt, ta ei jookse tervet Apeniini poolsaalt läbi selle 2-3 nädalaga. Näiteks meie 20 aasta jooksul ei ole veel 2 maakonnas jõudnud käia. Kui võiks öelda, et igal aastal 1 maakond siis peaks nagu olema jõudnud mingisuguse ringi peale teha. Meil on ikka veel 2 käimata. Et selles mõttes ma olen itaallaste poolt vaadatuna ikkagi see reisija, see viaggiatore, et ma ei lähe, ma ei murra, ma ei jookse, ma ei pildista ainult, vaid ma kogun neid kogemusi ja muidugi eelis on ikka see, et ma ikka räägin seda keelt ka, mitte halvasti.